kallis kaasteeline Serena Selene leidis väga ägeda materjali loomavihkajatest. Selle teksti autor Witch and Healer on nimetanud oma kodukohaks Koh Samui, see on Tais. Ta on teinud omale niisuguse profiilipildi. No kes küll tegi? Ai. Tal on üsna uus profiil, mis tähendab, et ei ole kuigi palju esialgu potsatusi, postitusi sellel ilusal ai poisil. Küll aga on tema tõeline hingeasi just see inimlooma ja teiste loomade kooselu, mida proovib inimene dikteerida, anda teiste loomade käitumisele hinnanguid, panna piire, kehtestada oma norme, mis pahatihti lähtuvad lõbujanust, tapmine nalja pärast, raha eest. Niisiis on üks tõsine tekst, mis räägib loomavihkajatest. Mina kui Eestis elav ratsionaalne taluperenaine söandaksin selles mõttes mõnevõrra vastu vaielda, et on olud Tais ja Maarjamaal pisut erinevad. Kui sa kuuled õhtuti teisel pool Vigala jõge hundikarjade hääli, kui sa näed rajakaamerates üha arvukamaks muutuvaid hundikarju, kelle piiramisrõngas tõmbub ümber koduloomade koomale, kui sa kuuled hundirünnakutest koertele ja juba ka inimestele, sa siiski suhtud mõnevõrra teistmoodi asjadesse. Tõsi, need asjad algusest peale on läinud lappesse, sest nagu ühes eelmises eesti keele õppimise materjalis sinuga koos kindlaks tegime, Valdur Mikita andmetel on säilinud Eesti põlis metsadest 2% ja rabadest soodest 5%. Ei ole sel hundil kusagil elada. Nii et asjad on muutumises kindlasti paremaks. See lähtub lootusest, et nüüd on nii hull, kui olla saab, eks. Mis me siis keeleliselt selle tekstiga teeme? Punaseks teeme. Kusjuures mitte väga hullusti. Serena Selene ilmselgelt on juba see sinase härrasmehe teksti üle käinud, puhtaks teinud, olulise osa tööd ära teinud ja aitäh, meile jäi ka. Korrastame selle teksti, kirjutame oma suhtumisest loomadesse ja loomapelguritesse. Jah, meil on mitmeid põlvkondi inimesi, kes reaalselt mitte ainult ei mõista, vaid kardavad loomi. Mul on olnud ebaküps eluperiood, kui ma olen loomavihkajaid, kartjaid põlanud
neist hoidunud. Praegu võtan olusid sellistena, nagu need on. Mingi trauma tõttu on jäänud inimesed väga paljust ilma. Ei anna hinnanguid, ei sildista ja ei püüa muuta ka, pigem tõlgendame. Niisiis räägib meile tekst isik, kes vihkab metsloomi, asendame sidesõnaga ja metsloomi ja loodust. Jätkame sama lauset. Punkt minema. Punkti asemel koma. Ja jätkame väikese H-ga. Isik, kes vihkab metsloomi ja loodust, hüsteeriliselt õigustab kiskjate masstapmist, üks sõna. Nüüd ei ole meil teinud robot või autor koma järel tühikut. Meie teeme klikki valmis. Kiskjate masstapmist pugedes väite taha koolon. See on üks hea moodus lause liigendamiseks ja siia sobib ka. Koolon, nad kisuvad lõhki ja kuivõrd meil on jutuks metsloomade pahateod, siis lisame siia antud juhul täiendava sõna koduloomi. Koduloomi üks sõna. Ühtlasi me järgmise lause algusesse kirjutame asesõna ta. Nonii, ta võrdleb metsloomi inimvandaalidega. Jätkame sama lauset. Inimvandaalidega. Punkt ja kes maha ja väidab koma, et kes mõtleb teisiti, koma, on loll ning see nii söönud. Korras. Mõned punktid taoliste isikute kohta. Ühest punktist lause lõpus piisab küll. Esimene, hirmupõhine maailmapilt. Kuivõrd need on autoril uurimistöö ja arvamusloo vahepealsed moodustised, siis ei ole tõesti vaja nende lõpupunkti. Hirmupõhine maailmapilt. Kui keegi näeb metsloomi vaenlastena või seostab hunti vandaali käitumisega, räägib see tavaliselt sügavast hirmust, puudulikust looduse mõistmisest. Loodusmõistmine on väga kummaline sõna. Looduse mõistmisest. Ebakindlusest. Iseenda, mitte üle, vaid suhtes. Palju parem variant. Inimene, kes ei tunne loodust, kipub seda üle dramatiseerima. Kirjutame kokku, üle mõtlema, üle töötama, üle magama, üle. Alati kirjutame järgmise sõnaga sellise pisikese jupatsi kokku. Ja kuivõrd siin saab loetelu otsa, siis paneme punkti ka. Teine, kontrolli vajadus. Hunt sümbolina esindab vabadust ja iseseisvust. Inimene, keda kirjutame siiski eesti keeles ta. Inglise keeles kiputakse ütlema nii loote kui vastsündinu, nii kodu kui metslooma kohta it. Meie ütleme siiski ta. Täitsa elus asi. Keda ta ärritab, võib tunda end ohustatuna, kontrolli kaota nuna. Jätkame samas vormis, nunatame pisut veel. Kontrolli kaota nuna sisemiselt kaitsetuna.
Seetõttu võib ta projitseerida, parem sõna on oma, antud juhul kui enda oma. Projitseerida oma hirmud loomadele. Projektsioon kolmandaks on psühholoogiline kaitsemehhanism. Kui keegi võrdleb loomi agressiivsete inimestega, siis ta ei ole lugenud Kiplingi raamatut Maugli, ei ole vaadanud jääaja multasid, vot. Tegelikult ütleb autor meile, süüdistab loomi vandaalitsemises, soovib, me lisame siia vahele sõna neid. Ja hävitamise ümbert võtame ära jutumärgid, sest see jutt on tõsine, soovivadki. Tapaturistidena, jahimeestena, igat moodi soovivadki. Niisiis soovib neid hävitada, siis enamasti kus mu punane pliiats on, projektseerib, atsa. Meil on olemas kaks sõna, üks on projekteerib ja teine on projitseerib. Esimesel korral robot sai hakkama, teisel korral on tekkinud mingi kummastav sõnakoll, projektseerib, tegelikult siis projitseerib. Ta, ja me lisame endale sõna ise, projitseerib ta iseenda sisemist segadust või viha välise objekti vastu. Viha on vastu ja armastus on poolt. Tegelikult on armastus ka vastu. Eesti keel. Nii, see on klassikaline psühholoogiline nähtus. Kui inimene ei oska oma sisemiste pingetega toime tulla, otsib ta süüdlast. Kasutame väljendit süüdlast otsima. Seesuguses käändes otsib ta süüdlast ja jutumärgid eesti keeles emb-kumb kas algavad alt või siin selle sõna ümber neid üldse ei olegi. Otsib jah süüdlast. Ei mingeid jutumärke väljast poolt. Spirituaalsed aspektid. Millisel tasandil ta tegutseb? See käitumine viitab juurtšakra. Sa istud selle peal, kui sa tahad teada, kus see on. Säpajuurikas viitab juurtšakra tasandi väljakutsetele. Juurtšakra ehk muladhara mõjutab turvatunnet, ellujäämisinstinkti, hirmu, usaldamatust, võimet näha maailma toetavana või vaenulikuna, ehk siis võimet olukorda hinnata, kumb ta siis on. Kui juurtšakra on tasakaalust väljas, lisame pärast komasõna siis. Kui siis inimene kardab kõike tundmatut, reageerib agressiooniga, kaotab sideme loodusega, toimib režiimil. Sulgudes oleva sõnapaari võitlus või põgenemine jätame ilma jutumärkideta. See kaalutlus põgene võitle täpselt niiviisi igal hetkel meil käibki, kui saame olukorraga hakkama, võitleme. Kui kaalutlus ütleb, et ilmselgelt ei saa, siis põgeneme. Niisiis võitlus või põgenemine. Nüüd on meil autor eespool nummerdanud alapealkirju. Siin ei nummerda, sest ainult üks ongi. Okei, nii jääb. Spirituaalne küpsus. Spirituaalselt küps inimene mõistab loodust,
austab elu, ei projitseeri hirme loomadele, ei vaja ja me paneme selle lausekese sisse täiendava sõna kellegi, supsti, ei vaja kellegi hävitamist ega karistamist. Muidu oleks see lause suunatud ta enese vastu, projitseeri ise, otse kui vajab hävitamist. Ta ei vaja kellegi hävitamist ega karistamist, tegutseb südamekeskusest, mitte hirmust. Inimene, kes vihkab loomi, tegutseb väga madalal teadlikkuse tasemel, hirmu energiaväljas. Levinud psühholoogilised põhjused. Eelmine oli spirituaalsed aspektid, nüüd on psühholoogilised põhjused. Esiteks spetsiifiline foobia, sulgudes loomade foobia. Ja kes ei oleks näinud tädikesi hiire nägemise tõttu ilma hoovõtuta laua peale hüppamas? Kes ei teaks oma sõprade hulgas kedagi, kellel on vastupandamatu ämblike foobia ehk arahnofoobia? Keegi ei tea. Inimesel võib olla tugev hirm loomade ees, näiteks hundifoobia. Selline hirm võib põhjustada irratsionaalseid reaktsioone, üledramatiseerimist, agressiivset kaitsekäitumist ja sageli on see tingitud varasematest hulludest kogemustest. Mul on tuttavaid, kes jumaldavad loomi ja kardavad neid nii, et minestavad ja sellega ei saa hakkama. Vot šamaan vaja on, psühholoog vaja. Kõige parem abi on see loom ise. Jäta inimene mõneks ajaks loomaaias hunti jälgima. Jäta inimene üle Kopli aia hirmu äratavat hobust vaatlema. Ja see hirmutis ise tervendab, aga inimesel ei ole aega. Ta tahab kohe 100 rubla eest terveks saada, eks. Nii siis teiseks üldistunud, general, ütleme eesti keeles, üldine ärevushäire, sellest on tehtud väga äge laul Anxiety ja ühtlasi on sellest saanud praeguse ajastu inimeseks olemise ilmselgelt juba elementaarne osis. Kui oled inimene, siis koged ärevust ja kui ei koge, siis pane mõni asi mängima, telekas, raadio, vaata, mis telefon näitab, olemas. Üldine ärevushäire. Krooniliselt ärev inimene näeb maailma ohuna. Ta reageerib kõigele liialdatult, otsib vaenlasi. Kui sa pead tingimata need jutumärgid alles jätma, siis tee nad palun algusest alt algama. Jah. Alla. Võib seostada süütuid objekte ohuga, näiteks hundid on võrdne kurjus. Veel muinasjuttudes panete tähele, kui võrreldakse hunti ja rebast, siis kurjaks on projitseeritud mõlemad. Rebane on kaval kuri ja hunt on lollakas kuri ka veel. No andke andeks. Ärevus moonutab reaalsustaju.
Traumajärgne stress või lapsepõlve trauma, kui inimene on lapsena või varem saanud hirmutava kogemuse loomadega, agressiga. Kus see silp nüüd kadus siis? Aitame järele. Agressiooniga, vägivallaga. Siis täiskasvanu eas võib see kanduda üle irratsionaalse, kääne maha, käände lõpp maha, irratsionaalse vaenuna. Ta ei kandu mitte millekski, vaid ta kandub üle irratsionaalse vaenuna kõikide loomade või looduse vastu. Irratsionaalne jääb sellepärast selle na käände lõputa, et meil eesti keeles on 4 nina taga käänet. Nende puhul omadussõnad, täiendit, laiendit ei käänata sellesse käändesse, jääb omastavasse. Ehk siis irratsionaalse vaenuni, irratsionaalse vaenuna, irratsionaalse vaenuta, irratsionaalse vaenuga. Nina taga. Projektiivne agressioon on järgmine põhjus, miks inimene loomi vihkab. Psühholoogias kirjeldatakse seda kui olukorda, kus inimene ei tunnista oma sisemist viha, vaid suunab selle välisele objektile. Loomad, loodus, teised inimesed. Rahvusvaheline imperialism ka, remember. Nii on. Siis on teinud meile tõlkerobot ühe nunnunalja. Mustvalgeline. See on jumal küll, kahepalgeline. Teame küll, et on õige öelda mustvalge. Mõtlemine, kognitiivne moonutus. Selline inimene võib mõelda stiilis, jutumärgid algavad alt. Kui üks hunt on ohtlik, siis kõik on. Järgmine rida, jutumärgid algavad alt. Ja kui loodus tekitab kahju, tuleb seda hävitada. See on levinud ärevate või kontrolli kaotamise kokku, üks sõna, kartusega inimestes seas. 6. paranoiline mõtteviis, mitte paranoiline häire, vaid mõtteviis, rõhutab autor. Paranoiline mõtteviis on tavaline kognitiivne muster, mitte haigus. See avaldub ülemäärases kahtlustamises, ohupiltide liialdamises, uskumuses, et loomi ei saa usaldada. Tõmbame üldse need jutumärgid maha, palju parem saab. Ehk siis selle paranoilise mõtteviisi me oleme ilmselgelt saanudki just täpselt pidevas infotulvas kultiveeritud hirmutamise tõttu. Teed hommikul telo lahti, jälle hundid murdsid, vaatad uudiseid, jälle ilvesed linnas, nii see käib. Ja siis sa selles kiirustamises ja pealiskaudsuses ei jõuagi mõelda, kus kohas ta olema peaks, kui metsad on läinud, eks. 7. väljend meeldib mulle väga. Nähtus tuttav, nähtus kole, väljend uus, huvitav ja tore. Luuletus tuli. No ja. See sõna on siis empaatia väsimus. Tõeliselt kõnetav sõna, tuttav sõna, natuke ehmatav sõna. Sa tead empaadina seda olukorda, kus sa oled liiga kaua, liiga palju
mitte mina, tundeid tunnetanud, endasse tõmmanud, jätnud piirid seadmata, mina, mitte mina. Ja tulemuseks on tagajärg, sa ei jaksa enam. Sa ei võta vastu telefonikõnesid, sa ei vasta kirjadele, sa ei tee arvutit ka lahti. Sa lihtsalt oled õues seal jõe ääres. Sest sul on empaatia väsimus, kui hea väljend, või emotsionaalne tuvimus. Mõnikord inimene ei suuda loomadega suhestuda. Julgeksin täpsustada, kui sa oled piiritult tühi, minul on nii, siis ma mõnda aega tõesti ka hoian oma koju tulles, hoian hobustest natuke aega eemale, koperdan kõigepealt siin ümber toa, toimetan ja sehkendan, et mitte hobust kuritarvitada, minnes musta auguna. Hobune igal juhul annab sulle väge ja sinust päriselt ei ole kena minna musta auguna. Tõenäoliselt neil, kes ei ela nii orgaaniliselt oma pereloomadega koos, võib esineda ja see hetk, et ei suuda loomadega suhestuda, ei tunne kaastunnet, näeb ainult ohtu, mitte elu väärtust, läheb üle moel või teisel. Ja selle kohta ütleb meie hea autor, see võib tulla stressist, läbipõlemisest või emotsionaalsest sulgumisest. Nagu te panete tähele, see on täpselt tagurpidine reaktsioon. Sul oleks just vaja suhestuda looduse ja loomadega, aga sa ei suuda, sa kardad, sa poed peitu urgu teki alla. Nii on. Viimases reas muudaksime ühisel kokkuleppel ära ühe sõna. See võib tulla stressist. Ta ei ole päris vale, aga parem on öelda, see võib tuleneda. Kui hea. Stressist, läbipõlemisest, emotsionaalsest sulgumisest. Nüüd on korras. Ma soovitan kogu südamest sulle. Mine õue. Nüüd. Päriselt. Õues hakkab sul alati hea. Õues on ka praegusel aastaajal linde. Õues on soe. Õues üle nulli ju. Mõnel hetkel ei saja. Ja kui sajab, siis tuppa tulles on eriti nunnu panna kuivad riided selga, keeta endale mõni tee. Eriti hea on kas rooibos või matša praeguse ilmaga. Niisiis kordan, mine õue. Loomad õpetavad sind inimeseks. Hundid ka.